Tere, mina olen Taavi Pertman, väikeinvestor, ettevõtja ja koolitaja. Ja sa kuulad Raharaadiot, kus räägime rahast, investeerimisest ja kõigest sellega seonduvast. Tervist! Ilmselt tead, et minu soovitus on pigem investeerimisega alustada võimalikult vara, kui et lükata seda edasi. Ja nagu see üldine ütluski on, et parim aeg investeerimisega alustamiseks oli 5 aastat tagasi ja teine parim aeg on täna, siis on siiski mõned olukorrad, kus võiks mõelda ja mõned asjad, mida teha enne, kui sa investeerima üldse hakkad. Ja mis need siis on? Esiteks, üsna lihtne ja loogiline on see, et maksa ära oma laenud. Just sel põhjusel, et see intress, mis sul maksmata jääb, kui sa enne aegselt laenu tagasi maksad, on garanteeritud tootlus. Ja reeglina on see intress nii kallis, et sul ei ole võimalik või vähemalt ei ole eriti lihtne nii head tootlust investeeringutega saavutada. Ja erandiks on siin muidugi siis eluasemelaen, mis tavaliselt on üsna madala intressiga ja mille see, isegi kui see intress on inflatsioonist madalam, siis tagasimaksmisega ei ole üldiselt mõtet väga kiirustada. Ja kui sul on laene rohkem kui üks, mida tagasi maksta, siis tasub kasutada sellist asja nagu lumepallimeetod, mis iseenesest ei ole nagu ratsionaalselt kõige tulusam lähenemine, aga kui vaadata, kuidas inimesed käituvad, siis lõpptulemuse mõttes toimib justkui kõige paremini. Ehk psühholoogia on olulisem kui matemaatika siinkohal. Ja lumepallimeetod on hästi lihtne. Mõte on siis selles, et sa maksad kõige esimesena ära kiiremas korras kõige väiksema laenu ja seejärel hakkad siis järjest suuremaid laene maksma, kuni kõik laenud on makstud. Selline väga lihtne ja loogiline. Nii, oletame, et said oma laenud makstud, siis millele veel võiks mõelda? Kui me räägime väiksemate summadega investeerimisest ja siinkohal ma siis pean silmas selliseid paarikümne euro kaupa kuus investeeringutest, siis võiks enne investeerimist mõelda selle peale, et äkki kasutaks poes mingeid sooduskampaaniaid ja ostaks sellisel hetkel selliseid säilivaid asju, mida sa nii või naa ostaksid. Igasugu kuivained, mingid, ma ei tea, kaerahelbed, riis, makaronid, siis hambapasta, pesupulber, tualettpaber, sokid, mis ka mitte, aluspesu ja nii edasi. Et kui sa ostad mingit asja ühe paki asemel 2-3 pakki ja saad allahindluseks 30-40-50% soodukat, siis see tootlus on üldjuhul tunduvalt parem, kui sa investeerides saaksid. Jah, sul peab olema kodus mingi koht, kuhu seda panna, aga kui kapis ruumi on, siis miks mitte? Ja kindlasti ei tasu seda lähenemist rakendada asjade peal, mis kipuvad kiiremini kuluma, kui neid on rohkem. Ehk siis šokolaad kipub kuidagi kiiresti kaduma, kui seda on rohkem, vähemalt minu kodus. Aga kui nüüd need punktid mõeldud ja laenud tagasi makstud, siis mida veel võiks mõelda enne, kui investeerima hakkad? Näiteks sellise asja peale nagu suuremate kulude fond. See on siis selliste kulude jaoks, mida sa tead, et sa pead nii või naa tegema, aga sa ei tea millal. Ehk siis, kui sul on auto, sa tead, et seda tuleb millalgi remontida, seda tuleb millalgi hooldusesse viia, sellel tuleb millalgi uued rehvid osta ja nii edasi. Samamoodi sa tead, et kodutehnika ühel hetkel kas läheb katki või muutub nii vanaks, et tuleks välja vahetada. Sa tead, et mööbel kulub, kodu kulub, ühel hetkel on vaja remonti teha ja nii edasi ja nii edasi. Ehk selliseid kulutusi, mida me teame, et ühel hetkel tekivad, on palju, lihtsalt me ei tea, millal need tekivad. Ja sa ei taha, et sellised kulud tekiksid kõige halvemal hetkel, lööksid sul jalad alt ära, sunniksid laenu võtma uuesti või veel hullem mingeid aktsiaid kõige halvemal hetkel maha müüma. Okei, see võib-olla ei ole hullem, aga see on ka päris halb stsenaarium. Et sa ei taha, et need asjad juhtuksid. Ja sellepärast siis ongi mõttekas vähemalt alustada sellist suuremate kulude fondi kogumist. Ja see ongi siis selleks, et kui selline kulu tekib, sul oleks mingi rahaline puhver olemas ja saad oma selle
ühekordse kulu sealt ära katta või vähemalt aidata seda ära katta, ilma et sa peaksid kuskilt mitte kõige mõistlikumast kohast raha juurde hakkama võtma. Nii, ja selle suuremate kulude fondi kõrvale võiks hakata ka meelerahufondi koguma. Meelerahufond on siis sellisteks olukordadeks mõeldud, kus sinu või su lähedaste sissetulek millegi pärast kaob ära või väheneb märkimisväärselt ja pead kuidagi ilma selle sissetulekuta hakkama saama. Ja see siis sõltuvalt sinu olukorrast ja eesmärkidest võiks olla selline 3-12 kuu kulude summa. Suurus muidugi sõltub jällegi väga individuaalselt sinu olukorrast, aga jah, see üldine soovitus on seal 3-12 kuud vahemikus. Ma isiklikult üritasin Rahafoorumis teha analüüsi eelmise kriisi põhjal, et kui kaua kuskil inimesed olid töötud, et näha, et kui suur oleks võinud olla see meelerahufond sellises olukorras ja tegin selle kohta artikli, et kui sa otsid Rahafoorumi lehelt meelerahufond, siis leiad ilmselt selle artikliga üles. Ja seal on siis mõned punktid ja kriteeriumid, mille puhul võiks meelerahufond olla suurem ja mille puhul võiks siis mitte nii palju selle pärast muretseda. Ja kui see nüüd ka olemas, ehk hakkasid ka seda tegema, siis võiks juba investeerimise suunas vaatama hakata. Üldine soovitus tavaliselt on see, et ära enne investeeri, kui sul on meelerahufond kokku kogutud. Mina isiklikult päris seda meelt ei ole, et jah, meelerahufond ja see suuremate kulude fond on olulised, aga ma isiklikult arvan, et selle ajal, kui sa hakkad neid asju koguma, võiksid ka alustada väikest viisi investeerimisega juba. Jah, sa ei saa võib-olla panna nii palju sinna investeerimise jaoks, kui muidu saaksid. Võib-olla saad isegi ainult mõned eurot kuus panna või 10 eurot, aga sellest juba piisab, et esimesed väiksed tehingud ära teha. Ja mõte on just see, et kui sa ootad seda hetke, millal meelerahufond valmis saab, siis sa võid seda hetke oodata ju aastaid. Kui veel tuleb mingi ootamatu halb olukord ka sisse, mis meelerahufondi tühjaks teeb, siis see venib veel pikemaks ja lõpptulemusena oledki siin mingi 3, 4, 5, 6 aastat oodanud enne, kui sa üldse esimest investeerimistehingut ära teed. Et selle asemel võiks juba kas või mõne euro kaupa iga kuu mingeid tehinguid teha, veidi kogemust saada, veidi õppida, veidi näha seda, kuidas raha kasvab, sest see nii-öelda tootlust teeniv raha on tunduvalt motiveerivam oma rahaasjade korda seadmiseks, kui see meelerahufondi pangakontol seisev raha kuskil. Mulle tundub psühholoogiliselt palju mõistlikum hakata ka investeerima samal ajal. Et lihtsalt alusta jah, meelerahufondi ja suuremate kulude fondi kogumist, aga alusta ka investeerimist ja õpi. Kui tahad investeerimist alustada ja nii-öelda vundament on laotud ja vaikselt seal täiendad ja kindlustad seda, siis üldjuhul, nagu mainisin, võiksid alustada väikeste summadega, sest et vigu sa teed päris kindlasti. Lihtsalt väikeste summadega on siis õppetunnid päris odavad, selle asemel, et maksta sadu või tuhandeid eurosid nende eest. Ja loodetavasti järgid ka siis erinevaid investeerimise põhitõdesid ja õpid teiste kogemustest ja vigadest, sest et ausalt ei ole vaja kõiki vigu enda rahaga läbi teha. Ma alguses tegin ka ilusti enda raha kõik need vead läbi, aga õnneks on hiljem õnnestunud teiste vigadest päris palju õppida. Ja kui otsid kohta, kust seda alustamiseks abi leida ja teiste kogemustest õppida, siis ma julgen soovitada oma raamatut, Alustava investori käsiraamat. Seal on need kogemused ja vead arvesse võetud. Mitmete asjadest olen ka seal hoiatanud, aga üldjoontes on need soovitused ja juhised seal kokku pandud just lähtudes investeerimise põhitõdedest ja sellest, et selliseid suuremaid vigu vältida. Igal juhul loodan, et leidsid siit saatest midagi kasulikku ja kui leidsid, jaga siis ka seda saadet teistega ja kohtume juba järgmistes saadetes. Edu sulle investeerimisel!